mina olen Kellu ja kui sina mõtled, mis ma siin teen, siis mina maitsen igasuguseid toredaid, ägedaid asju. Ma olen nimelt selline parasjagu suur maiasmook ja mulle meeldib, kui midagi on uut ja põnevat, mida saab süüa. Ja eriti, kui ta veel tervislik ka on, siis on nagu super hästi. Aga täna on mul siis, nagu pilt võib-olla võis natuke juba reeta, on mamma šokolaadipannkoovid ja need on pirnipüreega. Proovime, kuidas see maitseb. Siin on siuke üks niisugune avamise kohka muidugi tegin teiselt poolt lahti. Aga mis siis? Siukene taas suletav kotikene on see. Ja siin on täiega palju pannkooki sees. Siin on kõik läbisegi. Ja siin on kui palju. 14 pannkooki on siin sees. Ja nad näevad siuksed pruunid välja. Lõhnavad. Esimene asi, mis mul meeldib, oli röstisai. Et vaatame, kuidas need maitsevad. Ma oleks nagu ma ei tea, natuke rohkem oodanud neist. Momendil on nad suts õhulised, aga veits nagu kuivad. Ahah, nad on kakao maitsega, sellise kakaopulbri, kus ei ole palju suhkrut sees, on pigem natukene mõru. Nad on niisugused kakao maitsega pannkoogid, et täitsa nagu kakaopannkook. Ma ei tea, mulle esimene sattus vist kuiv, aga ta on üsnagi kaakas. Nii et siuke šokolaadipudingu maitsega ka. Mul oleks päris meeldima. Päris hea. Ehk siis esmapilgul natukene kuivavõitu. Oi, kus nüüd kukkus sodi. Aga nad ikkagi on natuke nagu pannkoogid ja veits mõruda kakao maitsega. Minule, kellele väga magusad asjad ei meeldi, täitsa ma võiks neid süüa. Aga vaataks, mis siin sees on. Ma saaksin siit 520 kilokalorit. See on nagu mingi peaaegu minu 2 toiduportsu. Siis 16% rasva, külastunud rasvapeid võiks olla natukene vähem. Siis on siit süsivesikuid, millest suhkurid on ka täitsa nagu okeid ja ma vaatasin siin Selveri kodukal ringi. Enamasti niisugused pannkoogid ongi sellise nagu moega ja enamik, mida Selver müüb, ongi mamma pannkoogid, nii et mul ei ole väga nagu siukest võrdlusaspekti ka nendega. Aga siuksed toredad maiustused ja ma kujutan ette, et kui sinna panna moosi või natukene šokolaadisirupit või süüa koos jäätisega või koos kohvpiimaga, et siis võib täitsa nagu äge olla. Kõigepealt tervislikkus pannkookide mõttes ja ta on, või need on sellised tüüpilised niisugused, ma arvan, maiustused, midagi nagu üli väga hullu siin ei ole. Kaloreid siit saab portsu, nii et ja siis seaskorbiinape. No kui see nüüd nagu tõsi on, seesama neerukivid ja asjad, siis ma ei tea nagu, ma ei taha endale neerukive isegi nagu väga pika aja peale, et täna söön mingi paki pannkooke ja homme midagi muud ja siis kogun omale need askorbiinapel sinna sisse. Et no, paneme, mis me paneme? Paneme 3 ja
paneme siis tootekategooria ka nagu 3, jah. Või selle üleüldise tervislikule paneme ka nagu 3. Iseenesest ta nagu ära ei tapa, aga see minu meelest võib nagu tervise probleem olla küll. Siis hind. Oi, vahele koht. Siin oli. Oota. Selveri kodukal ei olnud neid šokolaadipannkuuke. Okei, ütleme, et ta on kuskil 2,29 ja 2,49 vahel. On! Šokolaadipannkuukid, vaata, aga kuidas need tekkisid nüüd siia järku või? Näe, 2,29. No, see on siuke tüüpiline pannkoogi hind. Paneks, et ta võiks tegelikult olla madalam. Panem talle 4 maitse, kui sulle meeldib mõru kakao, sellisest kakaopulbrist, kus ei ole suhkrut sees, oled siuke nagu ekstreemi fänn, siis ma arvan, et need sulle maitsevad ka. Muidu need on lahedad pannkuugid. Paneme maitseks, paneme 5 ja üldine väärtus, no esiteks mulle meeldib, et see on siuke taassuletav pakend. Kusjuures tegelikult huvitav, et kas see plastik nagu on ümber töödeldav. See on küsimus, sest siin ei ole märki selle kohta. Ai. Et nii. Ja pakend muidu on hea, saab hästi kaasa võtta, saab uuesti krõps kinni panna. See on nagu mõnna on ju. See on 14 pannkuuki sees, sa võid sind ennast ogaraks süüa. Ja ma arvan, et see pannkoogi isu rahuldub, kui sa sellega ära sööd, aga kuna siin see askorbiinhapp ehmatas mu ära, siis ma panen üldiseks väärtuseks talle. Paneme 3. Et ma ei ole üldse rahul selle asjaga. Säilib ka suhteliselt nagu okei, mingi nädalatki sa võid selle ära sööma. Väga hullu ei ole säilivusega. Nii, mis me siis kokku saame? 3,6. Ja just selle askorbiinhappi poolest ma arvan, et kukkus alla. Muidu ma oleks isegi need silma kinni pigistanud selle kalorite poolest ja värkide poolest, sest tegelikult see on meie kõigi enda otsust, nagu palju me neid korraga ära sööme. Võib-olla ma söön siit mingi 1, siis jagan naabritele ja saab ka 1 ülenda ja ma söön tervislikult, et see on palju suurem väärtus kui siis, kui ma selle lihtsalt ära võgin. Aga no jah, selline siis. Muuseas ühte asja ma unustasin teha, ma tahtsin sooja. Vaata, kuidas on soojast maitsemas. Käisin, soojendasin ära ja nii kui ma mikroga ukse lahti tegin, siis tuli sealt siuke šokolaadilõhn mulle minna. Et see oli päris vägev. Nad on hästi pehmed ja muutusid näppu all rasvasemaks. Ja kusjuures ahvatlemaks ka natukene, proovin seda siis soojast pealt ka. No need on nii head. See kakao läksin soojaks ja need maitsevad nii palju paremini. Need on sellised mõnnad juba täitsa kujutan ette, kuidas see vaniljajäätisega võiks neid süüa. Aga varsti uued maitsed, uued põnevad. Ma loodan, et ei tule neerukive nii palju. Ja püsi lähinel, sest me läheme peagi. Tšau!